Isegi siis, kui Ameerika rünnakud tabavad Iraani sõjalisi objekte, reklaamib Teheran oma kosmoseprogrammi järgmist etappi. Iraan ütleb, et avab peagi uued laborid, satelliitide juhtimiskeskused ja oma Chabahari stardibaasi ning katsetab võimsamaid kanderakette. Iraan esitleb seda kui tsiviilkosmoseprogrammi. Aga Iisrael ja Ameerika Ühendriigid näevad sellest teist eesmärki. Sama tehnoloogia, mida kasutatakse satelliidi orbiidile saatmiseks, võib aidata arendada raketti, mis suudab jõuda palju kaugemale. Et arutada seda teemat põhjalikumalt, on meiega liitunud nüüd Tal Inbar, Iraani rakettide ja kosmose ning geohorisondi ekspert. Tal, aitäh, et oled täna õhtul meiega i24 News English kanalil. Alustame ehk laiemast ülevaatest, kui räägime Iraani kosmoseprogrammist. Kui suur osa sellest on päriselt tsiviilotstarbeline? Iraan alustas oma kosmoseprogrammi 2000-ndate alguses ja esimene Iraani satelliit lasti orbiidile Iraani kanderaketiga, kui soovite siis raketiga, aastal 2009. Ja sellest ajast alates on Iraan saatnud orbiidile mitu satelliiti, mitte just parima kvaliteediga, ütleme nii, kuid siiski olid Iraani kosmoseprogrammi ambitsioonid väga kõrged. Ja Iraanis on kaks eraldi kosmoseprogrammi. Üks neist on tsiviilprogramm, mida juhib Iraani kosmoseagentuur, mis on tegelikult seaduslik asutus, ja teist juhib IRGC, mis on loomulikult mõeldud kaugmaarakettide arendamiseks, mõnel juhul ka selleks, et varjata Iraani püüdlusi rakettide lennuulatust suurendada. Ja muidugi ka sõjalised satelliidid. Aga kas need on tõesti eraldiseisvad? Ma mõtlen, milline tehnoloogia kandub kõige otsesemalt üle satelliidi kanderaketilt kaugmaaraketile? Rakett on rakett. Ja paljudel juhtudel saab kanderaketi ümber ehitada või ümber suunata, nii et selle asemel, et minna kosmosesse, tabaks see väga kaugel asuvat sihtmärki. Ja me kõik mäletame vähemalt teateid lähemalt 2 Iraani raketist, mis suundusid Diego Garciale, mis on Iraanist üsna kaugel. Seega ei saa tegelikult neid 2 programmi, ballistiliste rakettide programmi ja kosmosemissioonide kanderakette täielikult lahus hoida, eriti kui räägime IRGC kosmosepüüdlustest. Iisraeli kaitsevägi ründus juba märtsis Iraani lennundus- ja kosmosepeakorterit satelliitide orbiidile saatmise eest. Kas me teame, kui palju Iisraeli või isegi Ameerika rünnakud seda programmi tegelikult edasi lükkasid? Seda on väga raske kindlalt öelda, sest meil pole usaldusväärseid allikaid, välja arvatud Iraani kosmoseuuringute keskuse peakorter Teheranis. Ja me teame, mis seal juhtus. See on täielikult hävitatud ja Iraani meedia jagas samuti selle koha dokumentatsiooni. Sellegipoolest tuli täna või eile Inglismaalt uus raport. Seal on välja toodud kogu nimekiri kosmoseprogrammiga seotud kohtadest, sealhulgas kõikvõimalikud tootmisrajatised, kogu Iraani kosmoseprogrammi väärtusahel ja nii edasi. Nii et kui see on tõsi, siis nii ongi. Iraanil puudub vähemalt hetkel võimekus arendada, toota ja orbiidile saata satelliite. Kuid see võib olla vastupidise mõjuga, sest Iraan hakkab sõltuma teistest tarnijatest, nagu Venemaa ja Hiina. Ja me kuulsime mitu kuud tagasi, et Iraan ostis salaja Hiina luuresatelliidi. Nii et isegi kui see pole Iraanis valmistatud, on see otsetee palju keerukama tehnoloogia juurde. Sellest lähtudes, kuidas Hiina ja Venemaa aitavad Iraanil taastada kahjustada saanud võimekusi? Kui palju teavet meil selle kohta on? Tegelikult meil pole mingit teavet, vähemalt mitte avalikest allikatest, kuid siiski võiks Iraan lihtsalt anda raha Hiinale või Venemaale ja saada uue satelliidi. Ja alles hiljuti saime teada, et Venemaa lasi Iraani jaoks orbiidile sidesatelliidi. Ja see on muidugi tsiviilrakenduste jaoks, kuid ka sõjalisteks rakendusteks, sest satelliitsidet saab kasutada näiteks väga pika tegevusraadiusega droonide juhtimiseks kaugemal kui silmapiir. Nii et Hiina ja Venemaa võivad olla tarnijad.
mis tähendab, et Iraanil on väga head võimed kosmoses, mitte omamaise arenduse kaudu, vaid võimete sisseostmise teel. Sellegipoolest on satelliitide, eriti kaugseiresatelliitide kvaliteet palju kõrgem, kui Iraan ise suudab saavutada. Ja just täna nägime mitmeid Iraani poolt esitatud satelliidipilte ning nad ei öelnud meile kunagi, milline satelliit need pildid tegi. Need olid lahingukahjude hindamise ehk PDA pildid sihtmärkidest Jordaanias, Omaanis ja teistes riikides, mida Iraan nüüd ründab. Seega on see võimekus olemas juba täna ja ka ette näha olevas tulevikus, isegi kui Iraan ei pruugi oma satelliite nii kiiresti ehitada, nagu nad algselt plaanisid. Sellegipoolest on neil võimekus kasutada teiste riikide kosmosevarasid. Tal Inbar, tänu teie teadmistele ja ülevaatele Iraani kosmoseprogrammist, suur tänu, et olite meiega i24 News Englishis. Aitäh!